Kui tänased tipprallimehed sõitma õppisid, pidid nende vanemad end haigeks muretsema. Noor autojuhi lubadeta poisiklutt kihutab kui segane kurvilistel teedel. Kuid tänapäeval saab teisiti. Autosportlaseks võib õppida ka kodust lahkumata, oma toas arvutimängu mängides. Kui arvate, et see noormees kulutab siin ekraani taga niisama elutunde arvutimängu mängides, siis nii see ei ole. Ta on sportlane ja teeb trenni. See on simulaatori rool, millega ma treenin driftivõistlusteks iga nädal mitu tundi ja sellega ma saangi oma peamise hooaja välise treeningu teha sõitmises. Siim Oskar on 18-aastane noormees, kes 2 aastat tagasi amatööride driftisarjas aasta uustulnuka tiitli pälvis. Siim Oskar hääl! Siin ei ole ainult mu drifti tulemus, vaid on ka purjetamisest ja muudest spordialadest, mis ma teinud olen. See on päris äge. See on mul Põhjamaade meistrivõistluste teine koht eelmine aasta. Mis tase see nüüd on siis? See on juba pro-klassis. Profide seas? Jah. Täismeeste seas? Jah. Aga vaatame, kuidas elukutselised driftijad trenni teevad. Miks sul kindad käes on? Selle jaoks, et oleks rooli tunnetus, oleks kõige parem. Et sul need kindad on juba auklikuks sõidetud, jah? Kindad on täitsa otsas sõitmisest. Peab uued ostma. Aga alustame siis treeningisessiooniga. Seda rada on juba ikka väga palju sõidetud, nii et siin ma lihtsalt üritangi veel rohkem külge ees, veel kiiremini ja veel laiemalt seda rada sõita. Ja niimoodi ma sõidangi ringi järgi. Praegu valmistub Siim Oskar pro-klassi hooajaks, kus vastasteks Põhjamaade ja Baltikumi parimad driftijad. Kui palju sellest kasu on päris driftimise juures, et sa siin selle rooli taga, ekraani taga harjutad? Ma ütleks, et on väga palju kasu. Ma saan enne võistlusi rajaga tutvuda, saan seadistust katsetada ja saan ka niisama peaaegu tasuta sõiduminuteid kõigest elektrikuluga. Driftivõistlustel ei sõida juhid aja peale. Võidab see, kes vägevaima show püsti suudab panna. Punkte jagatakse 3 osas. Esiteks trajektoor. Enne võistluseid on koosolek, kus meil seletatakse ära, kus me täpselt peame asuma. Mõnes raja osas peab tagumik olema võimalikult lähedal raja piirdele. Teises sektoris nina lähedal koonusele. Maksimaalseid punkte saab see, kes sõidab täpselt niimoodi, nagu kohtunikud alguses koosolekul ütlesid. Lisaks hindavad kohtunikud ka auto nurka kurvis ja stiili. See tähendab rehvi suitsu kogust ja nii-öelda piiri peal olemist. Ei kõla väga keeruliselt. Astun ka ise rooli taha. Keera vasakul kahtpõhja ja lase roolil joosta. Et see ei ole praegu üldse kiita. Teine käik ka näiteks. Muidu varsti pole meil enam mootorit, millega sõita. Nüüd läks jälle päris mädisti. Sa kohe pead? Jah, õde on proovinud ja tal tuli ka nagu paremini välja. Siim Oskar väidab, et see, kes simulaatori taga driftida oskab, suudab seda ka päris elus, päris autoga teha. Kui palju see komplekt nüüd siin kokku maksis, mille peal sa driftimist harjutad? Mingi 4 tonni vist kõik kokku. Auto maksab kindlasti rohkem ju selles mõttes. Ja, auto maksab päris palju rohkem. See on Siim Oskari võistlusauto. Päris uhket häält teeb sulle pill. Ja see on 3-liitrine Toyota mootor, 1000 hobujõudu ja võistlusauto mootor meil. Sinu armsake? Minu armsake on ta, jah. Mänguasi? Ei ole mänguasi. Ikkagi spordivahend. Mulle väga kallista. Ma summasid küll ei taha nimetada. Ma isegi ei küsinud veel, aga kui kallista siis umbes on? Dristiautod, pro-klassi autod on mingi 100–300 000. No ei olegi ju nii palju samas, aga ma näen, et raadioid sees ei ole ja selliseid mugavusseadmed on kõik välja võetud. Kliimat ei ole. Mis eristab teda ralliautodest? Ja ees on selline sillalahendus, mis keerab oluliselt rohkem kui originaalis. Et sellega saab kõvasti külge ees rohkem sõita kui muud autodega. No driftimise juures väga oluliselt on ka rehvid. Sõrme siia lükkad, siis sõrmejälgi jääb näha tegelikult. See on hästi pehme, et olekski maksimaalne pidamine. Ja rehve kulub Siim Oskaril palju.
üks rehvikomplekt saab otsa 2,5-minutilise ringiga. Palju üks rehv maksab? 85-90 eurot tükk. Kui sa põletad neid nii palju läheb hooaja peale, nagu meil läheb, siis see lõpuks on ikka põhikulu osa hooaja peale. Kui palju neid siis läheb? Sõltub palju sa sõidad, aga ütleks, et mingi 200. Auto on parasjagu kiletamise töökojas. Siia peale tulevad sponsorite logod ja ilukleepsud. Maailma tipp-driftijad sõidavad taoliste masinatega, ma saan aru. Ja see on maailmatasemel auto nüüd see aasta ehitatud. Siit enam palju paremaks minna ei saa tõesti, et ta on ikkagi väga kõval tasemel maailma mõttes see auto. Hoolimata noorest east on Siim Oskaril oma autoremondifirma Oss Racing. See on siis Oss Racing Headquarters ehk siis meie detsembris valminud garaaž. Pagana suur on see teil siin. 500 ruutmeetrises spetsiaalselt autodega tegelemiseks ehitatud angaaris hooldab ja hoiustab ta enda ja ka teiste Eesti noorte autosportlaste rehve ja masinaid. Peamiselt me tahaks hakata puhtalt võistlusautos ehitama, aga eks alguses tuleb ka muid tööd teha. Siim Oskari õde Gerda Triin panustab ettevõtmisse kommunikatsioonialaste tegevustega. Nii on ta ka kohe varmas selgitama, kust tuleb nimi Oss Racing. Siim Oskar, ta on eluaeg olnud, on ju Oskar meil peres ja Oss on eluaeg ta hüüdnimi olnud. Ja kuna tema võistlusauto number on 055, siis see on nagu Oss ja siis kuidagi see kõik jube hästi klappis kokku. Seda, et Ossist autosportlane saab, ei osanud pereliikmed arvata. Ennustati, et temast saab purjetaja, basskitarrist või hoopis talumees. Ma ei tea, kas see tuleb mingist kuidagi väga vanast harjumusest, et just kui vanim poeg. Pool naljaga alati räägitud sellest, et Siim Oskar on see, kes nagu talumajapidamise kunagi üle võtab. Kuid veelgi loogilisem olnuks tee kütuseäris. Ta on nimelt Häälte dünastia võsuke. Tema isa on energiakontserni Alexela osanik ja juht Martti Hääl. Kõik maailma ülikoolid oleks olnud sulle valla, aga sa ütlesid sisuliselt neil ei. Aga ma teadsin nii palju, et kui ma põhikooli lõpetasin, et see auto osa mind nii palju huvitab, et ma läksin üldsegi kutsekooli õppima autoremondi luksepaks. Esialgu lähedased Ossi huvi autode vastu ei jaganud. Nad arvasid, lootsid, et see läheb mööda. Kui Oskaril kogu see autoasi peale tuli, siis ma ei tea, me kuidagi nagu ei olnud võib-olla nii entusiastlikud selles osas, kui oleks võinud või kuidagi nagu tundus, et see on mingi faas, mis läheb lihtsalt üle ja... Kuid kui Siim Oskar 14-aastaselt vanaisaga Ida-Virumaalt ühe vana laada oli koju toonud, polnud automaailmast enam tagasiteed. Kogusin iga jupi jaoks palju raha ja siin hakati järjest erinevaid varuosi ostma. Alustuseks läks siia Tifrile siuke blokeerimise värk, et saaks talvel kõige paremini külg libiseda. Siis läks hüdrauliline käsipidur sisse. Ta käis iga nädala vahetus lunis nendelt, kellel on võimalik järelkärruga sõita, et palun lähme lihtsalt jäärajavõistlusele, et ta saaks lihtsalt sõita. Üsna pea hakkas Oss aga veelgi võimsamate autode kohta küsima. Alguses vaikselt mõtlesin, et tahaks ja rääkisin isaga, vaatasin mingeid autosi asju ja siis see nii-öelda soov aina suurenes, palumine ja mingite lubaduste andmine selle jaoks, et ma ikkagi kuidagi saaks seda suvedrifti sõitma hakata. Mina mäletan ka seda lugu, kui Oskar läks vanemate juurde ja siis ütles isale, et andke mulle võimalus ja ma luban teile, et ma olen selles väga hea. Ma teen tööd, ma näen vaeva, ma treenin ja ma saan selleks väga-väga heaks. Ma arvan, et see oli 3-4 aastat tagasi äkki. Kui ma jääradadel sõitsin, siis seal sain isale näidata, et mingit sõiduoskust mul on. Kõik said aru, et ohoh, see on see koht, kus tundub, et Siim Oskar särab tegelikult kõige rohkem. Kokku on peres 4 last ja kõigil erinevad kallid hobid. Siim Oskar armastab autosid, Gerda Triin tennist ja padelit, vanemõde ratsutab ja kõige noorem 16-aastane Siim Oskari väikevend on maailmameister purjetamises. Selle asja nimi on väga head vanemad, kes toetavad laste unistusi. Eneseteostus on meie kõigi jaoks ülioluline. Meid on lihtsalt kasvatatud sellisteks inimesteks. Et sa ise töötad ennast üles, sa teed neid asju, mida sa tahad.
ja kui perekond Ossi kirge lõplikult mõistis, otsustati teda 100% aidata. Alexela logistikakeskuse kõrvale ehitati angaar ja soetati teiste sponsorite toel maailmaklassi auto. kui sa nüüd vaatad kõike seda siit ülevalt, hea vaade on siit, siis oskasid sa unistada sellest kõigest tol hetkel, kui sa vanemad sinna samusesse saatsid ja ütlesid, et mina tahan autodega tegeleda? Ei osanud. See on väga äge vaatepilt siit. On sul uhke tunne? Ikka. Seda, mida tavalised inimesed driftimise all silmas peavad, näitab meile Oss Racingu peainsener, kes on ühtlasi ka Siim Oskari praktikajuhendaja. T8 niimoodi, et ma olen ühes kohas, ta on teises kohas. Mine veel sinna poole. No, Nii on hea, ma arvan. oled sa kindel ikka? Jah, kindel. Otsa ei sõida või? Ei sõida. Äge ju. Ei, jah, ma saan aru, et... Ja mõtle, mis veel päris rajal oleks, kui ei oleks parklas, 8 peaks tegema. Olgu öeldud, et Siim Oskar parklas näidatud driftimiseks ei pea. Driftimine, see on ikkagi spordiala, ütleb ta. Munadega mehed peavad selle ala juures olema, tuleb öelda. Ja eks niisama see ikkagi, siin ei ole hoogugi. On päris rada, kus on hoogu kah, siis seal ikka on vaja mune. Kui 3 aastat tagasi driftis Siim Oskar veel vana laadaga, siis nüüd on tema käsutuses mitusada 000 eurot maksev superauto, tohutu töökoda ja suur vastutus. Kellelt sa muidu nõu küsid? Ikka isalt. Mis nõu sa küsid tema käest? Kui mul on mõni mure, üleüldine mure või kogu selle ettevõttega mure, siis saan iga oma murega tema poole pöörduda. No eks alati on see, et tuleb teatud mingi summa iga kuu teenida selleks, et maksta kõik vajalikud arved. See ongi võib-olla see kõige hirmsam osa, et mis siis, kui tuleb see kuu, kus ei ole piisavalt raha. On hirm sees ka või? No ikka, sest et kuna ma muidu käin koolis, muud tööd ei tee, siis mul mingit niisugust raha ei ole, et siis see vahe näiteks kinni katta. Kas sa oled kadedaid pilke ka näinud? Eks ikka. Kuuled ikka kuskilt mingeid jutte. Aga ongi see, et isa rahad. No, ma oleks ise öelnud sama, et tõenäoliselt, kui keegi midagi ütleb, et siis on ikkagi see, et isa rahad. Mis ma sest ikka segada lasen? Siim Oskar on oma kummivilistamise teekonna alguses. Kui kiiresti, millise nurga ja stiiliga ta kurve võtma hakkab, seda näitab aeg. Aga stardipositsioon driftispordi tippu sõitmiseks on suurepärane. Kõik maine on tal olemas ja tundub, et ka autosportlasele vajalikust kuraažist ja jonnakusest sammuti puudu ei tule.